Ja tere hommikust. Ma proovin kohe ka enda slaidi jagada. Et mina siis olen Ülle Pind ja räägin siis sellest võib-olla sellise natukene ka muutunud tööelust ja kuhu neid nagu ka mõtiskluseks, et kuhu neid õpimärke võiks sobituda, sest tundub, et me elame ikkagi siin mingis mõttes nagu paralleelmaailmas, et ühed justkui me väga palju väljastame ja tegeleme juba õpimärkidega, aga me tööandjatena võib-olla ei ole veel nii hästi selleks valmis või ei ole valmis neid kasutama, aga ma võib-olla jagan ka seda vaadet, et mida võiks nagu teha. Aga jah, täna ma olen konsultant ja koolitaja ja ka personalijuhtimist teen interimteenusena, aga pikka aega olen olnud Eesti personalijuhtimises ja üldse tippjuhtimises, ja minu ikkagi selline väga suur huvi on olnud panustamine hariduse arengusse ka läbi nende ettevõtete, kus ma olen töötanud, et aktiivselt Ericssoni ja Swedbanki all panustasime siis siis sellise kõrghariduse, kutsehariduse kui ka siis kõrghariduse arengusse erinevate koolidega koostöös. Aga täna olen ka PARE juhatuse liige ja seetõttu ma siis siin esindangi ka natukene võib-olla siis tööandjate vaadet. Aga tõesti, see oli väga huvitav ja ma mõtlesin, et neid õpimärke kuidagi seostatakse võib-olla rohkem ikkagi sellise Europassi ja nende õpimärkidega täna, et ei ole veel tööandjad endale väga palju teadvustanud nende õpimärkide kasutamise võimalusi. Aga ma ütleks ka, et tööandjatele, et see tee, mis tõi sind siia, ei vii sind edasi, et võiksime me natukene vaadata ja võib-olla see ongi see koht ka, et kuidas meid nagu lähendada, et hästi vahva oli, näed, et süsteem juba töötab, toimib kusagil väga hästi, et ütleme, et vahel, kui ka organisatsiooni juhtimises vaadata, et surve peab tekkima mõlemalt poolt, et nii töötajate poolt kui ka siis nende õpimärke väljastavate organisatsioonide poolt ja see, mis muidugi minule ka tööandjana on väga palju silma paistnud, loomulikult on digitaalsed õpimärgid, et mida inimesed väga meelsasti lisavad nii-öelda enda LinkedIni, eks ole, profiilidele. Ütleks, et LinkedInist ongi saanud ju selline digitaalne, eks ole, enda eluloo kirjelduse või enda töökäigu kirjeldamise võimalus, kuhu siis inimesed ka väga meelsasti lisavad neid õpimärke. Ja seda on nagu näha, eks ole, sellest, et töötajatel on huvi enda, midagi on nagu väga suures muutumises. Ma olen olnud väga pikka aega sellel arvamusel, et midagi hariduses peab muutuma. Et kui me vaatame seda, et kui kiiresti areneb ettevõtluses arenevad töökohad, et tulevad sisse uued ootused, ehk et täpselt seesama teema, et me ei jõua, heidetakse ette haridussüsteemile, et haridussüsteem ei tooda meile vajalikke spetsialiste, ehk et neil ei ole nagu sisuliselt siis käsitööoskust, eks ole. Kõrgharidus ju ei peagi andma käsitööoskust, ta peaks andma ikkagi rohkem sellise maailmapildi ja sealt edasi peakski võib-olla siis kuskilt tulema see praktiline osa juurde. Ja ma hästi näen ise, et see võib-olla see praktiline nii-öelda see käsitööoskus, et mida üks tööandja saaks kohe võtta tööle, ütleme, hea IT-spetsialisti või BI-spetsialisti, et selliste just reaalainete suunal, et seal võib-olla olekski vaja selliseid moodulõppeid, mille läbi siis töötaja saabki sellised või tulevane töötaja saabki väga praktilised oskused, millega ta tulebki tööandja juurde ja hakkab neid asju ellu viima. Ja vot need moodulid peaksidki sündima siis ju koostöös ettevõtjatega, eks ole, et me koos kujundame neid tuleviku töökohti, et ma olen öelnud ka, et meil on meie majanduses ei ole nagu väga nagu ühte või kahte või kolme kindlat suunda, et mis nii-öelda meil on väga killustunud ettevõtlus nagu valdkondade mõttes, et meil on ühte, teist ja kolmandat ja ei ole mõeldav, et meie haridus toodaks meile kõikidele nii-öelda siis nendele erinevatele nišidele täpselt vajalikke spetsialiste. Et see on suunanud mind ka nagu mõtlema just sellele, et meil on vaja kuidagi kombineerida koostöö koolide ja siis ettevõtjate vahel. Ja seal ma näengi nagu väga suure võimalusena seda,
just nende samade õpimärkidega tõendamist, et mida ma olen õppinud, mida ma olen enda juures arendanud ja miks üks või teine kompetents võiks sobida ühele teisele tööandjale. Nii et noh, ma ise mõtlen, et me võiksime kuidagi sellest rohkem rääkida, et mina ka ütleme, et ma ju olen teadlik nendest õpimärkidest, aga ütleme, et endise suure tööandja vaatest, et me ei kogunud kindlasti neid õpimärke nagu sellisel kujul. Et tööandja vaatab võib-olla seda vaadet, et mis on talle oluline, et töötaja oskaks tööd teha, et tal oleks vajalikud oskused, teadmised, head nagu vajalikud hoiakud ja siis me saame ta nii-öelda tööle võtta. Aga võib-olla ka tööandjate jaoks, et midagi stabiilset on alati, kes neid muutusi ikka tahab, eks ole, midagi stabiilset on väga raske nagu kõigutada, kuigi me räägime, et ammugi inimesed tahavad mängulisust, et mul oli väga hea meel kuulata, et siin oli väga palju tuli seda mõtet sisse, et just sedasama ma näen, et ka nende märkidega, nagu need saab nagu siduda seda õpet ja märke, aga tööandjate jaoks maailm muutus peale seda ikkagi tervisekriisi ja mingid alustalad lõid nagu väga kõikuma. Ja ma näen, et tänu sellele võeti väga hästi vastu ka need mikrokraadid, millele alguses võib-olla rohkem huvi oli töötajatel, ehk et alati peab olema minu arust kriitiline hulk või kriitiline mass, kes viib nagu mingit muudatust edasi, eks ole, et kui ühed kihid ei saa ja teised kihid ei taha enam endist moodi elada, eks ole. Et töötajad on praegu minu arvates nagu, kui üldse vaadata sellist elukestva õppesuunda, siis on inimesed selle eestvedajateks saanud. Ehk et on tunda seda ju, kuidas on kaasa mindud mikrokraadidega rohkem inimeste või õppijate poolt, kui tegelikult võib-olla tööandjate poolt. Ja miks mitte siis mõelda ka see, et ka õpimärkide osas, et võiksid olla ka, ütleme, et see muudatus ellu rakenduks, võikski olla just inimesed, õppijad ja töötajad nende märkide eestvedajateks, kes võiksid tullagi tööandjatele nagu tõendama ja lisama neid oma CV-desse julgemalt ja tõendama siis seda, et ma oskan ühte, teist või kolmandat. Et muidu ma ei näe, et seda tööandjate vaadet võib-olla ka nii lihtne oleks muuta, sest nagu ma ütlesin, et me sageli oleme väga kaugel sellest, et need on kaks paralleelmaailma, haridus ja ettevõtlus nii-öelda organisatsioonid, et kõik tiksuvad omas rütmis. Aga see, mis praegu jah, ikkagi, et just ka sellise suurema paindlikkuse, ütleme see suurem paindlikkus, mis on löönud sellise traditsioonilise organisatsioonikultuuride alustalad kõikuma ja te kuulete ka ju praegu väga palju räägitakse sellest, et me tahame, et nad kõik tagasi tuleksid ja kõik kontoris oleksid ja mina ütlen, et seda ei juhtu ja seda ei peakski juhtuma. Ja samamoodi, mis iganes, kui me vaatame, kas haridust või haridus õppiv keskkond, eks ole, organisatsioonis on muutunud väga oluliseks ja kui me tahame, et inimesed rohkem õpiksid, siis neil on vaja rohkem vaba aega, neil on vaja rohkem paindlikkust sellest, et ise valida, otsustada, määrata, mis on nende jaoks oluline. Ehk et see võib-olla on miski, mis hakkab nagu rohkem muutma ka meie sellist õppima suhtumist, et kui mingil ajal tagasi olid veel tööandjad nagu justkui eestvedajateks ja murelikud, et töötajad ikkagi on kuidagi kinnistunud oma nende endiste oskuste ja hariduse külge ja ei ole väga huvitatud õppimisest, siis mina näen täna, et kui ma jälgin seda teist maailma läbi võib-olla nagu sellise koolitaja ja konsultandi prisma ja kuulan, mida inimesed räägivad nii koolitustel, värbamistel, et siis see huvi võib-olla õppimise vastu on ikkagi väga palju kasvanud. Ja kui vaadata seda survet ka, et see ei ole ainult see, et et keegi arvab, et võiks nii olla, et meil on kaugtöö ja me töötame paindlikult ja et meil võiks olla rohkem aega õppimiseks. Et siis kui lahutada ära, mis motiveerib, et siin on nagu uuring tehtud peale sellist koroona tagasipöördumist, et see on siis globaalne uuring, et mis motiveerib töötajaid üleüldse jääma. Et õppimist siin ei ole küsitud, eks ole, aga üleüldiselt selline nagu õppimine ikkagi kui selline võimalus professionaalseks arenguks ja õppimiseks ühe organisatsiooni juures, et ega ta ei ole kuhugi nagu ära kadunud, eks ole, et oli 3., on 8, tänapäeval, kui teha uuring täna, ma arvan, et see oleks nagu tunduvalt kõrgem. Et miks inimesed on aru saanud sellest, et on tähtis tervis, on tähtis õppimine, sest et on hakatud teadvustama, et tööelu on nagu tunduvalt pikem ja selle pika tööelu jooksul saab kogeda mitmeid erinevaid selliseid ka karjäärivõimalusi.
ehk et ma ise näen, et töötajad tööjõuturul on isegi sellised võib-olla innovatiivsemad täna, kui on tööandjad. Et tööandjatelt ootaks rohkem kindlasti sellist kohanemisvõimet, et see, mida muidu on räägitud kogu aeg võib-olla töötajatele, aga otsitakse tähendusrikkust, ja kindlasti seda arengut, et võimalust areneda ja kasvada erialaselt, sest inimesed on veidi nagu võib-olla mures sellepärast, et nad saavad aru, et tööelu on läinud pikemaks, et me ei räägi enam nagu väga palju sellest, et meil on pensionistaaž, inimesed töötavad organisatsioonides ikkagi kusagil 70., 75. eluaastani, kui ma teen alati koolitustel, küsin, et mis on teie noorim ja vanim töötajana, siis see alumine aste on ka nagu, enam ei räägita sellest, et inimene, kes tuleb tööle, on 17 või 18, vaid ikkagi öeldakse aina sagedamini, et 19 on see sisenemise vanus, ehk et siis, kui kool läbi on, eks ole. Ja kõige vanemad töötajad ikkagi selline aktiivseks peetakse 70 kuni 75, ja sealt on nagu vanemaid ka loomulikult. Aga kõik see nagu seabki nagu tähenduse selleks, et seon selle õpimärkidega ära, et kui me elame kauem, kui me töötame kauem, siis meil on vaja ka pikemat perspektiivi, et meil on vaja aru saada, kuidas me püsime tööelus värskena. Et rääkisin ühe Pärnu ettevõtjaga, kes sai hiljuti 70 ja ta on oma ettevõtte juht olnud viimased 25 või 30 aastat. Väike nagu selline tegus arhitektuuri ja ehitusfirma. Ja juht ütles, et tema ei ole enam, ta ei mõtle selle peale, et ta jääb pensionile, ta töötab senikaua, kuni on tervist ja ta tunneb, et ta suudab seda tööd teha, ja tema töötajate keskmine vanus on umbes sama palju kui tema enda praegune vanus või ka isegi natuke rohkem. Et see on nagu see, et see perspektiiv, eks ole, omamine, aga selline seltskond ju õpibki kogu aeg, eks ole, neil on võimatu töötada nii, et nad ennast nagu juurde ei arendaks. Kõike seda, ma näen, et õppimist väga palju segab või pärsib just seesama aeg, et meil ei ole, kui me lahutame ära 24 tundi ööpäevas, -8 tundi ikkagi tööks, eks ole, et tööandjad väga palju ei suuda sinna sisse arvestada ikkagi aega õppimiseks, sest et tööelu on muutunud ka nii palju intensiivsemaks, automatiseerimine ei ole meile andnud väga palju sellist võimalust, kallis automatiseerimine, ütleksin nii, sellist võib-olla piisavat tööelu tõhususe tõstmist, ehk et meil ikka kasutame väga palju inimtööjõudu tööoperatsioonideks, kus meil tegelikult võiks teha ära AI, eks ole. See on kallis, selleks on vaja võimekust, selleks on vaja väga palju süsteeme muuta. Ja kui me võtame nüüd järgi, 8 tunnist järgmine ongi siis 7 kuni 8 tundi magamiseks, puhkuseks ja selleks sättimiseks ja väljatulekuks, siis selliseks aktiivseks eluks väljaspool tööaega ja puhkust jääb ainult 8 tundi, eks ole, kus on pere, kõik muu tegevused, et kust tuleb see aeg õppimiseks, on olnud see nagu minu mure, eks ole. Aga ütleks nii, et aja leiavad inimesed alati, kui neil on huvi selle vastu. Et võib-olla ka see alati mingis kohas loeb ju ka see nagu tõendamine, et inimene võib-olla peaks saama läbi selle õpimärgi sellist motivatsiooni. Ehk et ma teen ära selle kursuse, ma saan märgi ja ma saan seda tõendada. Ma arvan, see ongi see, mis on võib-olla ka see miski, mis on olnud puudu. Et inimesed õpivad ju kogu aeg. Et minu arust see on ka selline nagu üks paradigma muutus, et kui varasemad tööandjad tundsid, et nad omavad kontrolli selle üle, kuidas inimesed õpivad ja mida nad õpivad. Teeme arenguvestluse, seame arengu eesmärgid, siis lepime kokku, mida keegi õpib, koostame koolitusplaani ja siis me tuleme aasta pärast tagasi ja vaatame, mida inimene on ära õppinud. Et täna inimene õpib kogu aeg. Ja ma usun, et kuidas inimene siis õpib, et ma usun, et saadakse innustust ka teineteiselt, eks ole, üksteiselt, kui keegi on midagi ära õppinud, jaganud kusagil digitaalsetes kanalites, see tekitab teistes huvi, ehk et me näeme ju selliseid laineid, et tekib enesejuhtimise koolituse vajadus, eks ole, õpib üks seltskond emotsionaalset intelligentsust, jagavad omavahel ja juba tekib sealt nagu järgmine kriitiline mass, kes tahab seda nagu õppida. Ehk et selliseid õppijaid
õppeid, mis toimuvad väljaspool koole, väljaspool ettevõtjaid, väljaspool organisatsioone on väga palju ja ma ütleks, et väga ja kursused on enamasti ikkagi kulukad, mistõttu võiks ju olla see, et ma ka saan seda nagu tõendada. Kui ma vaatangi seda eelmist slaidi, seda elupikkust, eks ole, kusagilt võiks ju koguneda mul sinna CV peale need õpimärgid, mida ma saan oma tööandjale nagu tõendada. Aga siis järgmine küsimus on see, et kuidas siis seda võib-olla tõendada. Et tänane väljakutse tööandjatel on kindlasti see, et kus kohal siis neid digitaalseid õpimärke üldse salvestada või hoida. Et see on nagu koht, mille peale peaks ja võiks nagu mõelda, et LinkedIn on üks variant, eks ole, kus inimesed neid salvestavad, aga väga paljud tööandjad veel ei pea oma ka töölepinguid peetakse veel ikkagi paberil, eks ole, allkirjastatult, ei ole veel kõike nagu suudetud digitaliseeruda. Ehk et tööandjad ei ole jõudnud sinna võib-olla, kus see võib-olla juba tänane vajadus juba nagu oleks. Kui oleks meil ideaalne keskkond ja finantsilised võimalused, oleks nagu super see, et me ka kõik need märgid hoiustame kusagil oma digikanalites, eks ole, võtame välja selle töötaja andmestikku ja meil on nad kõik seal olemas, super, eks ole. Aga on ikkagi ka neid edumeelseid ettevõtjaid, kellel juba sellist arengut ka töötaja arengut juhitaksegi läbi nagu sellise portaali, ehk et töötaja peab oma arenguvestluse seal oma juhiga, ta saab seal samas küsida ka endale tagasisidet kolleegidelt, eks ole, kõik need salvestada ja vastavalt nendele tema oma seatud arengu eesmärkidele, ta juba automaatselt jooksevad külge ka oma süsteemist või siis ka juba ka teistest õppeportaalidest ka sellised vajalikud koolitused ja sinna nad saavad juba ka salvestada ka siis need õpimärgid, eks ole. Et ütleme, et on nii ja naa, aga see, et inimene on nagu pidanud õppima, eks ole, mulle nii meeldib Anton Hanse, keegi väga palju seda tema juurest ei tsiteeri, eks ole, aga et see iseenda tundmine ja ka see, et kui sa tahad, et sinust veel mingit kasu oleks, peaks inimene selleks midagi tegema. Aga tänapäevaselt leidsin siia juurde, et mulle hästi meeldib, olen olnud väga aktiivne tööjõuraporti idee jagaja viimased 9 aastat ja olen oodanud seda hetke, millal saabub aastal 2025, et millal siis need tuleviku kompetentsid, tuleviku tööjõukompetentsid peaksid olema kõigil omandatud. Ja täna vaatan neid kompetentse ja mõtlen, et just ka need sellised võib-olla pehmemad pooled, et mida alles hakatakse teadvustama. Viimased 2 aastat peale koroonat, kui ma ütlesin, et võib-olla see oli see, mis lõi paljude ettevõtjate jaoks mingisugused ka õppimise ja organisatsiooni juhtimise alustalad pisut nagu kõikuma, aga teadvustatakse rohkem, et meil on vaja, et õppimine ja kohanemisvõime on üks olulisi kompetentse, enesejuhtimine, oma elu ja karjääri planeerimine ja ka sellise kognitiivse koormuse ohjamine, ehk et panin lihtsalt selle Ott Pärna, ei leidnud kedagi teist ka, kes võiks siin seda praegu niimoodi aktiivselt seda vaadet võib-olla esindada, aga pean teda üheks selle valdkonna visionääriks kindlasti. Et ja kui sellest elukestvast õppimisest rääkida, et ma usun ka seda, et see õpimärkide süsteem võiks olla miski sama, et me ei saa olla ju eeskujuks õpetamisele, vaid me saame esitada kutse õppimisele ja vot see õpimärk minu jaoks nagu seostubki sellega, et see on nagu kutse õppimisele. Et paratamatult me inimestena, kui ma vaatan, et me ju võrdleme ennast teistega, saame nagu enda kohta teadmisi läbi teiste, mida teised on teinud. Ehk et see arengu suunamine organisatsioonis on olnud ikkagi väga suur väljakutse. Just selle vaate, kuidas püstitada õigeid eesmärke arengule ja kuidas tagada see õppesüsteem. Minu arust on praegu oleme me jõudnud ideaalsesse olukorda, kus meil on võimalik õppida digitaalselt kogu aeg ka väljaspool tööandja ja sellise institutsionaalse kooli piire. Nii et ma näen seda, et õpimärk võiks olla miskit sellist, mida tööandjad hakkaks tulevikus rohkem arvestama, aga ma ütlen, teadlikkust on vähe, lihtsalt teadlikkust on vähe, et seda tuleks lähemale tuua. Nagu ma ütlesin, et kuulates teid, mulle tundub, et on 2 paralleelmaailma, et kusagil, kus
kus neid väljastatakse, kusagil, kus on huvi, aga tööandjad võib-olla täna ei oska veel neid seostada, neid ka nagu neid selle õppimisega, neid õpimärke konkreetselt, et kuidas neid enda kasuks ära pöörata. Nii et siin mina lõpetan, et väike selline ülevaade võib-olla sellest, et kus me võiksime olla ja kus me veel ei ole